Naistekoondise peatreener Aleksandra Šivaltajeva. Naistekoondis on selle nädala algusest olnud koos, valmistunud reedeseks mänguks Iisraeli vastu. Kuidas see nädal on läinud, kuidas kirjeldaksid praegust koondise vormi? Ütleme nii, et ma arvan, et selline hea tasakaal on töökuse ja võib-olla sellise taastumise puhkamise nagu vahel, et oleme saanud teha 3 trenni ja siin nüüd täna on siis 4. ja vaikselt nagu toimetame, et usun, et rütm on olnud selline, mis ma loodan, et valmistab meid võimalikult hästi siis mänguks ette. Kogunemise eel nimekirja ja koosseisu kommenteerides ütlesid, et sul on hea meel, et vaatamata sellele, et on mitmeid vigastatuid, võib-olla siis saavad uued mängijad võimaluse. Kuidas see nädal on neil läinud, kes ei ole võib-olla nii palju veel koondises olnud? Ma arvan, et on selles mõttes on kõik mängijad tegelikult vist välja arvatud üks on selline, kes on nagu koondises kas või korra nagu olnud, et oleme nendega nagu päris hästi tuttavad ja saame ka nagu vaadata, et võib-olla need, kes siit välismaalt on ka nagu tulnud, et natuke siis trennides, et kuidas nagu nemad nagu toimetavad ja et pigem on nagu mängijad jätnud nagu positiivse mulje ja et ei kurda ja oleme nagu väga optimistlikud, ma usun, et homse osas. Veebruaris oli mäng Iisraeliga võõrsil, skoor jäi toona Eesti vaatest 1-3. Lõime ise värava, aga pidime leppima kaotusega. Mis on need ülesanded, mida treenerite tiim on nüüd kirjeldanud naistekoondisele, mida me homses mängus tahaksime, et täituks? Me ütleme selles mõttes nendele nagu neid konkreetseid võib-olla ülesandeid nagu sellisel kujul ei ole nagu andnud, aga ütleme mängust nagu lähtuvalt on nagu mingid momendid, mida me teame, millele võib-olla natuke rohkem oleme nagu rõhku praegu pannud ja kuhu me tahame, ütleme sellist nagu fookust, et nii ründetegevuses võib-olla mingid kordused seal nagu kaitse nagu momentides ja kindlasti ka ütleme ka võib-olla sellised kaitsvad standardid on ka nagu rõhu all, et teame, et Iisraelile nagu meeldib seal igasuguseid kombinatsioone ja asju teha ja nad on selles nagu ohtlikud, et seega selle oleme nagu võtnud selliselt nagu fookuse alla, aga mitte ainult nagu Iisraeli pärast, vaid ka nagu üldiselt on see nagu rahvusvahelises jalgpallis selline asi, et mida peab nagu tegema nagu hästi ja iga nagu hetk olema selles mõttes vastasest samm võrra nagu ees, et seega umbes selline suund on praegu olnud. Mis on see, millega sa homme saad öelda pärast mängu, et sa jäid mänguga rahule? Mida sa homsest mängust ootad? Ootaks seda, et me ütleme, oleksime veel ohtlikumad, kui me olime eelmine mäng, et me oleksime selles mõttes, kontrolliksime mängu, et me suudaksime seda mängutempot kontrollida, et me esiteks kohaneksime sellega, siis me suudaks seda kontrollida ja ise nagu tunneks ennast nagu väljakul selles mõttes nagu hästi, et kindlasti tuleb väga nagu raske töö ja raske mäng ja nii edasi, aga ma arvan, et see on juba selline asi, et iga mängija, kes tuleb nagu rahvuskoondisesse, eeldabki, et see tulebki nagu selles mõttes selline raske töö, aga ma arvan, see on see koht, kus me saame selle naudingu kätte ja kui me teeme seda nagu hästi, siis ma usun, et me võime nagu saada siit hea tulemuse.